mood hõlmab justkui tegelemist terve kehaga. Jalatallast pealaeni inimkehaga tegelemist ja võib-olla ka inimkeha meediumist väljaminekut, mis on viimasel ajal eriti põnevaks läinud, see kõigi see performatiivne pool. Moedisain kui selline ei tähenda kindlasti ainult ilusaid kehakatteid, vaid ühelt poolt ka võimalust jutustada lugu ja võimalust ka liikuda siis erinevate distsipliinide juurde, võib öelda, et see ei ole ainult kangas ja nõel. Mind köidab moedisaini juures see, et see ei ole pelgalt riiete tegemine, vaid eelkõige kommunikatsioon publikuga. Minu jaoks on tohutult liigutav see mõte, et need ideed, mida siis looja justkui vahendada proovib, jõuavad ka päriselt nagu rahvani, inimesteni, mitte ainult siis kas siis moelavale või kunstisaali, et see meedium on äärmiselt lai. Esimene aasta just ka hõlmab ennast selliste piiride lahtimurdmist ja päris palju katsetusi ka erinevatelt erialadelt tööriistade saamisi. Teine aasta tegeleb väga tugevalt kultuurilise jätkusuutlikkusega. See on üks teema, mis on olnud moeosakonna õppekavas kõige kauem ja me oleme väga sellise spetsiifilise erilise profiili siin välja kujundanud just kuidas interpreteerida siis vanemaid tehnikaid väga kaasaegsesse kastmesse. Ja 3. aasta keskendub sinu enda loomisele, sinu enda väljakujundamisele, et seal on väga palju põnevaid materjali ja tekstuuriuuringuid, ka lõikeuuringuid, mida tudengid enda jaoks siis avastavad, läbi viivad, kuni siis sellise autorikollektsiooni arendamiseni välja. Ja magistris saab veel enam süveneda, kas siis jätkusuutlikkusse, Sager-Retosi käe läbi tehtavad projektid, aga ka väga spetsiifilisi tehnikaid, mida saab just magistratuuri astmetes juurde. Ma arvan, et üks selliseid eredamaid mälestusi oligi see keraamika ja moe sidumine omavahel ning siis omakorda sellise etnograafilise ja väga isikliku mineviku ja pärandi sidumine selle teosega. Õmblemisoskust kui sellist ei pea olema, päris seda ei nõuta, aga ma soojalt soovitan ennast sellega ka kurssi viia, sest endal on palju lihtsam niimoodi. Empaatiline mõtlemine on üks oluline aspekt kogu sellest maailmast, mis moega kaasas käib, eriti just jätkusuutlikkuse vaatevinklist lähtuvalt ja jätkusuutlikkus ongi kujunenud võib-olla selle osakonna üheks selliseks tugevamaks märksõnaks ja me väga teadlikult tegeleme sellise materjali taaskasutuse mõtestamisega. Meil on väga lahe programm seal seotud eksperimentaalvormiga, mis tavaliselt kulmineeruvad selliste suurte võimsate näitustena ja anname alati siis tudengitele tõesti võimaluse töötada parimate profitiimide, nii stilistide kui fotograafidega, et oma see looming just kui täiuseni viia ja esitada seda maailma tasemel. Sisseastujale ma soovitaksin eelkõige seda, et ta tuleks siia, kuna tal on see soov sees nii suur. See ei ole selline, et sa õpid selle ära, vaid see on eneseareng ja see hõlmab kogu su elu põhimõtteliselt, et selleks peab väga valmis olema. Ma ootan õppima lihtsalt väga kirglikke tudengeid, keda tõesti huvitab moe valdkond. Ma oleksin väga õnnelik, kui tudengid tuleksid ka meie juurde nii-öelda oma agendaga, neil on võib-olla mingi probleem või suurem soov, mida me saame selle aja jooksul lahendama hakata. Mis on kõige tähtsam, on see, et sa näitad meile, kes sa oled ja sa ei pea olema sugugi oma varasemaid töid teinud moevaldkonnas. Sa võid võtta väga laia spektri ja rääkida meile hoopis läbi fotokeele, läbi videokeele, läbi oma loodustähelepanekute, kui põnev võiksid sina kui kandidaat olla inimesena.